Grof on siis loonud selle transpersonaalse assotsiatsiooni koos teiste suurkujudega ja just tänu sellele, et see psühhoteelsete ainetega töö keelustati ära ja ta märkas, et kui inimestel nendest psühhoteelsete seansside ajal läks olukord väga emotsionaalseks või energia väga tõusis, inimesed hakkasid spontaanselt hingama niimoodi, et hingasid välja ennast, hingasid läbi sellest raskest olukorrast ja siis koos oma naisega nad siis Kristiina oli õppinud ka massaaže, erinevaid kehatehnikaid, arendasid välja siis holotroopse hingamise kehatöö koos muusikaga ja ka koos mandala joonistamisega. Ja loomulikult olid nad kursis ka kõikide Idamaa õpetustega, et seal käis ka palju niisuguseid õpetajaid, hinduistlikke ja budistlikke õpetajaid ja Grof on ise hästi palju ka uurinud siis erisuguseid šamanistlikke rituaale ja erinevaid taimesid, riituseid, surmalähedasi kogemusi, et neid muutunud teadvuse seisundit on võimalik saada siis mitte ainult läbi hingamise, vaid ka muude tegevustega, nagu siis ka pimedas ruumis viibimine. Timo on meil siin ka käinud ja mina olen ka käinud, kes veel on käinud. Et kui sa seal mingi 10 päeva oled, siis hakkavad täiesti ka ilma igasuguste aineteta või hingamistena hakkavad avanema erinevad minad või erinevad ajad. Et ka väga põnevad meetodid. Ka sufitants, mida ma olen teinud, keerutad ja kuidagi järsku oled sa mingisuguses täitsa teises vaimses maailmas. Ja üks meditatsioonipraktikat, paastumine viib ka nendesse seisunditesse. Nii, aga võib-olla võib öelda, et transpersonaalse psühholoogia isakene on tegelikult William James. Kui ma ülikoolis õppisin psühholoogiat, siis ka mulle see mees jäi väga meelde, et väga eriline kuju, hästi rikas peres sündis, isa oli ka teosoof ja filosoof, väga palju reisisid Euroopas ringi, õppis arstiks, ajukirurgiks, aga tegelikult teda huvitas, mis seal aju sees on, teadvus huvitas teda ja siis ta õppis juurde filosoofiat ja psühholoogiat ja kirjutas esimese psühholoogia õpiku, eksperimentaalõpiku 12 aastat kirjutas. Ja ka kasutas siis selliseid mõisteid nagu teadvuse voog, nagu praegu ütleme loovuspsühholoogias kasutatakse. Ja uuris väga põnevaid asju ja tõesti tema panus oli täpselt sama, mis Grofil, et kõik need psüühilised, müstilised kogemused ja spontaansed kogemused, mis tekivad, et need on väga olulised väärtused inimese elus. Et temal see parem ja vasak ajupool ja see vaimsus olid väga ühendatud kõik tema psühholoogiasse.